Punane. Nii. Oleme siis eetris ja nüüd on hõlmiskäiku. Nüüd on finaalid ja finaalis kohtuvad siis Tõrva ja siis Kärgala. Mängivad siis Maris, Tõrva poolt loen siis ette, kes mängivad Maris naistes, siis Toto ja Kevin mängivad. Anna mulle need soon. Näe. Nii päev. Sekund, kohe tagasi kaamera juurde. See on Jari. Seppa on. Näe seal selle Toomasega. lillaga. Imi on seal, Petri on see seal ja Piia on naine. Nii, ajan siis kokku ka nimed, ehk siis Maris mängib Piiaga, Kevin mängib Toomasega, meie Toomas mängib Petri Seppaga, Kaur mängib Petri Lohmaniga, Robin mängib Jariga ja Harri mängib Jimiga. Pahur, Jimi. Nii. Tõrva on roosat värvi, kes näeb neid tabloosid, siis tabloode peal on näha siis roosa värv. Snadi õue, nullivoor, 2-0 juhib Petri Seppa ja siis vasakul pool ja paremal pool on siis Petri Looman, mängib Kauriga. Ja seal on seis 3-2.
3. Kevin ja Toomas mängivad, seis on, kohe ütlen, Toomas juhib 2-1. Piia ja Maris juhib 2-0. Jari ja Robin, seis on 2-2. Ja Jimi ja Harri, seis on 2-1. Mängud lähevad siis kõigepealt singlid ja siis duplid. Ja siis duplites saab juba selgus, kas tulevad ka triplid, aga võib-olla piisab ka duplitest ja triod jäävad ära. Püüan siis jooksvalt siin tulemusi öelda. Robin on läinud juhtima 4-2 Jari ees. Näitan siis selle taga siis mängivad 3.-4. koha peale mängib siis Kärdla versus Räime ja mängivad siin. Siis kohtuvad veel omavahel Šiauliai ja Warriors kohtadele 7-8 ja Kangars versus Bowles Leedust mängivad kohtadele 4-5 ehk B-turniiri võidu peale. Tuleme tagasi siis Kääreküla ja Tõrva mängu juurde. Siis Maris versus Piia 4-0. Toomas ja Kevin seis on 2-2. Toomas ja Petri 2-2. Petri ja Kaur 4-3. Robin, Jari 5-2. Harri, Jimi 5-2. Käin natukene lähemalt kontrollimas. Maris versus Piia 5-0. Kevin, Toomas 5-2. Toomas ja Petri 2-2.
Maris sai palju? 3 juurde. 3 juurde. Maris versus Piia 8-0. Peale Tom. Peale. 3-2 juhib Toomas Petri vastu. Kaur versus Petri 5-4. 6-4. Kaur, sul on punkt panemata. Siis 6-4. Jari, Robin versus Jari 7-2. Ja Harri versus Jimi 4-2. 4-3. 4-3. Ja Robin versus Jari 7-3. Vaatame siis, kuidas siit edasi läheb. Piial on punkt peal. Aga Piia saab vist punkti 1, jah? 8-1. Nii, seisud siis Maris Piia 8-1. Toomas Kevin 5-5. Ei ole, Toomas läks juhtima 6-5. Toomas versus Petri 6-2. Kaur versus Petri 7-4. Robin versus Jari 7-6. Ja Jimi, ja tähendab Harri ja Jimi on 4-5. Jimi juhib. Mänguaega on 24 minutit.
juba läbi mäng teil või? See mäng, mis värvi nad on, valged või? Kolmanda, neljanda peal siis Margus võitis vahurit 13-6. Siis teistes on siuksed ja teistes mängud käivad on kolmanda, neljanda peale. Panin lukku. Ta riskuva käes eest. Ei, sadi peale. Sadi lõõdus. Kolm. Ja. Jah, just. Nii, vaatame siis, mis siis punktitabelid näitavad, et Maris juhib endiselt 8-2 on seis. Kevin on taga 5-6, 5-7, näe siit kaugelt. Siis Toomas juhib Petri ees 6-2. Kaur juhib Petri ees 8-4. Robin juhib 7-6 ehk 7-7 vist tundub nüüd. Et sealt läheb Panev Jari peale 7-7 seisuks. Vaatame, kas see on nii. Ja 7-7. Ja siis viimases mängus seal Harri ja Jimi, siis Harri on taga, ma pakun 4-6. Ehk Tõrvale hetkel on seis 1, 2, 3. 3 mängu on võidu poole peal, 1 on tasa ja 2 mängus on väike kaotus. Maris sai punkte juurde. Marise mängu näitab ka ilmselt Tõrva Petangi klubi leht. Mina proovin siis siit muid natuke kajastada. Suurepärased asetused. Mängud on väga tasavägised. Meie Toomas sai siit nüüd vist, väga hea löök. Väga hea löök Petri poolt. Toomas juhib Kevini ees, ma pakun 9-5. Siin käivad mõõtmised. Tuletan siis meelde, et need on meil siis juba finaalid ja finaalis on siis Tõrva, kes võitis Kärba. Ja teine finalist on Kärgala, kes võitis Räimet. Et seekord sattusid poolfinaalides mängima riigisisesed võistlused. Eestlased mängisid omavahel, soomlased, leedukad ja lätlased. Et
selgitati siis oma riigi paremat. Ja Tõrva napsas siis, Tõrva vajas 2 trio võitu ja nad võitsid mõlemad, nii et said siis edasi finaali. Kevin sai punkti juurde, seis on 6-9. Maris tegi asetuse 10 sentsis nendest. Toomas läks siin juhtima Petri vastu 8-3. Kaur juhib Petri vastu 10-7. Robin on läinud juhtima 9-7. Ja Harri on ka tulnud punkti lähemale, aga seda seisu ma ei oska öelda. 7-8, 6-7. Siit ei loe välja. Maris sai siit punkte juurde, vaat ma ei näe, kas on nüüd 11 või 12 on tal peal. Et vastasel on ilmselt 3. Et praegult Tõrva juhib siis 1, 2, 3. 4. mängus ja 1. mängus siis Harri ja Jimi on tasamäng ja Toomas juhib Kevini ees. Nii, mis siis seisud on? Kaur ja Petri on siin 10-10. Robin, vaatame, kes siis esimesena võidu siit ära võtab. Tundub, et Robinil on nüüd kas 11 või 12, Marisel on kas 11 või 12. Kaur, lõpuvõimalus tal, jah? Ai. Üks veel sisse ja kahju, kui nüüd ära napsab selle. Jookseb sinu otsa äkki. Ma peaks... Ja võttis 3. Esimene mäng lõppes siis Petri võitis Kauri 13-10. Esimene võit Soomele.
nii. Harri Jimi, Harri on läinud punktiga peale. Robin juhib Petri või Jari ees, aga Jari võtab siit nüüd 2 punkti juurde. Ja siit on Toomas sai siit 2 punkti juurde, seis on 10-5. Toomas versus Petri 10-5. Kaur versus Toomas on 6-11. Vaatame, mis siin veel toimub. Oi, see läks pikaks. Ja asetus Petrilt. Nüüd Toomas korrigeerib, aga nüüd et sipake lühikeseks. Nii, Robin surus siis kätt. Robin võitis Jarit 13-9. Aga läks üle. Üks punkt Petrile juurde. Seis on, ma ei näe, kas 9-6. Ei, 10-6 Toomasele. Harri versus Jimi. Harri juhib 11-9. Jäi peale. Toomas sai ära.
asetus Petril. No suurepärane asetus Tommilt 12.6. Mis seis seal on? 12.9. Seal on siis seis Harri juhib 12.9. No on hea asetus Toomasel. Nii, Toomase mäng sai ka läbi 13.6. Nüüd vaatame siis siit üle. Seis on 9.11 Kaurile, Kauri poolt vaadatuna. Tuli ära. Eestil on 2 võitu, 1 kaotust hetkel ja Marise mäng käib, Kevini mäng käib ja Harri mäng käib. Nii, vaatame mitu punkti siis sealt Jimi ja Harri mängust on. Kas Jimi sai 3 või 2? Nii, seis on 11.11. 11.11 ja Toomas versus Kevin versus Toto. Kannatage, no selle mängu lõppu teeme siis ära ja kas see Karlaga on, jah? Et ma teeks vaata teist koos ka. Ma teen üksinda koos, te mängite vist erinevalt ja Maris ka paneb. Nii, jäin rääkima, et seis on 11.11.
Maris, mis sul seis on? Maris juhib 12-9 ja Marise seis on hetkel näha, tal on punkt peal, Piial on üks käes, Marisel on ka veel üks käes. Ja siin on seis 11-11, Kevinil on punkt peal, Totol on veel 2 kuuli käes. No nüüd asetas Toto esimeseks. No täpselt selja taha, sa pead ootama natuke vist. Hea üritus. Tundub, et seis Marisel on 12-10. Oi. Aga vist on ikka Totol peal üks. Harri võitis. Harri võitis ka oma mängu, ma tulemust täpselt ei näe siit. Aga vaatame, mis Toto teeb, kas Toto läheb lööb kõrru või asetab. Toto läheb asetama, üritab mängida ilmselt Kevini kuuli peale, aga see jääb liigseks, ilmselgelt see ei tea välja. Seis on Kevin 11, Toto 12. Maris juba ammu ilma on 12 käe, no kuidas see ei tule ära? No nüüd, no on, Maris pani snatti praegu. Kõrval on käes 1, 2, 3 võitu, 1 kaotus ja 2 mängu käib. Aeg. Ja nüüd on see voor ja siis 1 veel. Nendel on jah, see voor 60 sentis nadist kella 5 suunas. Nii, ja tundub, et Piial on ka viimane, näitan Piia mängu, Piial on viimane kuul ja lõi puhtalt ära. Marisel on kuul käes ja peab nüüd ära asetama, siis tuleb siit ka võit, väga oluline. Ja tuleb ära. Sai Maris ka võidu kätte. Aga tuli Piia järgi mingi 13, 11, 13. Nii Toto teeb hea asetus, aga mitte piisav. Not enough. Ja seis on 12-11. Palju seis oli? 12? Ei, 12-2 jah. Ja nüüd on 12-2 oli seis ja 13-10 siis Maris võitis.
ja tuli ja tuli ja tuli. Nüüd on veel siis viimane mäng, et Ottol on viimane kuul käes. Kevinil on vist 2 kuuli käes. Ai. Nüüd on Kevinil 2 kuuli. Üks vaja sisse asetada, siis on võit tema. Aga see ei ole lihtne, sest otse ees on ikkagi Toto kuul ja no vaatame, mis siit tuleb. Ei jookse, nüüd peab vaatama, kas on üldse ikka endal esimene peal. Lükkad esimeseks. Võta parem siis juba 1. Nii, vaatame, mis tegema läheb. Läheb ikka julgelt. Väga super. Mees võttis sõna ja tegi ära selle. Tubli. Tõrva juhib mängudega 5-1 ja punktidega 10-2. Ehk Tõrval on vaja saada 2 tuplit ja siis ei oleks vaja triosi mängida. Aga tuleme peatselt tagasi ja väike paus.